No minu see viimane tööaasta on olnud niisugune Ameerika mägedel kihutamine selles mõttes, et tuli uus haigus, mida me üldse alguses ei arvanudki, et sisearstid sellega tegelema hakkavad. Ometi sai see siis nii esimese kui nüüd ka teise laine ajal nagu meie keskuse tööks. Me oleme hästi palju õppinud, me oleme pidanud tegelema meeletult igasuguse logistika, ümberkohanemise, inimeste õpetamise, infektsioonikontrolli ja selliste asjadega, mida nagu paljud arstid ütlevad, et nad ei ole mitte kunagi elus kokku puutunud ja ma loodan, et 4-5 aasta pärast on see asi meie elust nagu ära kadunud. Minu töö üks väga olulisi ülesandeid on see, et ma suudaksin ühte meeskonda või õigemini ma saan öelda naiskonda sisehaiguste keskuse osas koos hoida, püüda neid kogu aeg toetada, aidata välja mõelda, kaasas käia kõikide uute väljakutsetega. Ma püüan nagu hästi palju olemas olla nende kõikide jaoks ja samas mitte unustada ise ära ka haigete ravimist, haigetega tegelemist, pidevat enesetäiendust. Mind arstina liigutab kindlasti see nagu kõiki arste, kui nende rasked haiged terveks saavad. Aga mind liigutab ka see, see tunne, kui ma tulen hommikul tööle ja ma tulen imetoredasse seltskonda, et ma tahan siia tulla. Mind liigutab kindlasti ka see, et meil on võimalus praegu oma arstidega töötada väga heades kaasaegsetes tingimustes ja ma näen, et see motiveerib inimesi. Ja üldse see, et haiglal läheks hästi, et kõikidel kolleegidel läheks hästi.